Joo. Täna lähme siis siit kohast ära, me lähme ühte teise kohta, kus me siis veedame järgmised 2 ööd ja siis me lähme lennujaama hotelli ja siis sealt lähme jälle öösel lennujaama ja sealt lähme tagasi. Aga täna me lähme kõigepealt mingit linna vaatama, mis selle meie kodu juures on vist, selle uue koha. Ja siis me lähme safarile, ehk siis me lähme sükses kohta, mis on nagu loomad, aga sa sõidad autoga sealt läbi. Ütleme, et autost tulevad sulle läbi kõik aelkirjakud ja mingid süksed tüübid on. Nii, me oleme nüüd kohal. Selle koha nimi ongi Valge linn. See sellepärast, et siin on valged majad, on ju. Ja me praegu suundume vanalinna. Lähme vaatame, mis värk seal on. Me vist sööme seal lõuna. Siis me lähme vaatame, kus saab mingid häid pilte teha, sest et siin on päris huvitav. Päris Instagrami stuff. Tulime siia kuhugi sööma ja kuna ma olen nii palju Itaalia toitu saanud, siis ma võtsin burgeri. Eilne burger oli mulle siuke, proovisin ka eile purksi tellida, aga tuli siuke värk välja, et toodi mulle lihatükk ja kapsalehti. Et loodame, et seekord tuleb päris burger. Keep windows closed. Teine tuli ka. Ole hästi. Mä vaan läksin tulla. Võite seda jõuna või? Seisab. Päris hästi, jah. On või? Sa kaheksa. Või mis asja? Ei tundnud teise. Jaa, ma saan aru. Ahv läks teise ahvi sülle seal. Kuule, sa Shreki oled näinud või? Saab selle panna. Oh my god. Vaata seda. Tal on kõva selle rõvedalt pika keel. Nii kurjalt vaatab. Mis te võite? Väljas on 38 kraadi. Nüüd sai see safari osa läbi ja me lähme nagu päris looma ja tüüpi asja. Mulle see safari värk päris meeldis. Oli päris äge. Need näevad nii fake välja. Robustne näeb välja. See on siuke natuke suurem. See osa oli mingi täiesti mõttetu. Me tulime rongiga siia ja siis siin lubati, et on jääkarud, mida ei olnud. Me nägime mingi 3 ahvi. Põhimõtteliselt jah. Ja siis me nägime mingid 3 ahvi ja nüüd me peame vaatama mingi ülipikas järjekorras, et me saaks uuesti tagasi ja jala kuskilt välja ei saa. Neid saab siit siia. Head ööd.
tere hommikust! ma arvan, et hommikuti siin nii suur melu on. Mingi inimesed liiguvad igal pool. Okei. See on ikka päris palju rahvast. Nüüd me sõidame ühte randa, aga enne seda me oleme ühes linnas, kus on trullid. Ma tean, mis te kõik mõtlete, et mis paganama asjad need trullid on. No ma seletan väga kiiresti. Need trullid on põhimõtteliselt kivist kuppelmajad. Neid iseloomustab nende koonusekujulline katus. Ma lugesin veel mingi seda, et kuna see on ehitatud mingi just üksel kujul, nagu ta on ehitatud, et siis ta on nagu suvel on seal jahe ja talvel on siis soe. Ja no, kui kedagi huvitab, kuidas need ehitatud on, siis... Trullide ehitamisel on kasutatud igivana kiviajast kasutuses olevat tehnikat, kus kive, eriti paekive, laotakse majaks ilma sideaineta, näiteks nagu sement. Okei, jätkame nüüd vlogiga. Mulle siin on päris meeldinud. Siin igal pool sellised majad. Need ongi need trullid. Trullide suurem osa sai otsa ja me tulime mingi keskväljak äkki või mingi siuke asi. Me lähme võtame jäätist. Hei. Väga hea. See on kohvi, jah? No, see on päris hea. Täna on põhimõtteliselt viimane päev ja me lähme restorani. No, mitte et me varem päeval ei oleks käinud, aga täna on siuke viimane päev. Paneme uhkemad riided selga ja lähme vaatame seda linnakest. Ma pole veel seda näinud ja nagu lähemalt ja siis lähme restorani. See reis oli kuidagi teistsugune. Ma ei tea küll, mis seal oli. Võib-olla oli see, et me läksime sinna pärast karantiini põhimõtteliselt. Võib-olla oli see, et ma arvan, ma pole kunagi nii palju igal pool ringi käinud ühel reisil, kui sellel oli. Aga igatahes see oli üks... Mida? Liiga nagu siuke dramaatiline. Okei, ma teen kuidagi lihtsamalt siis. See reis oli äge.